Endised kõrged politseijuhid ootavad Harju maakohtu saalis otsust kriminaalasjas, mille üle on vaieldud mitte ainult kohtus, aga kogu politsei- ja piirivalvesüsteemis juba mõned aastad. Selle kohtupidamise tõttu on kannatanud meeste karjäär ja isiklik elu. Kas siis on neist sündmustes ja erinevates korraldustes midagi valesti? Jutt käib rotatsioonist, mis viis endise kaitsepolitseijuhi asetäitja Erik Heldna Kaitseväe luurekeskusest tagasi tööle politseisse, et säiliks staažipension. Seda oli vaja teha enne 2020. aastat. Politseiameti endist peadirektorit Elmar Vaherit ja endist keskkriminaalpolitseijuhti Aivar Alaveret süüdistati sellele kaasa aitamises läbi oma teenistusliku positsiooni. Kokkuvõtvalt kohus mõistis esimeses astmes nad täna kõik õigeks. Selle loo keskmesse sattunud Erik Heldna on näiteks tänaseni politseiteenistuses, seega ei saa väita, et ta pole sinna naasnud. Maha visatud aeg? Ei ole maha visatud aeg. Ei ole maha visatud aeg. Ma sain teada, kellega luurele minna. Ma sain teada, et see, mida ma olen algusest peale rääkinud, on õige, aga kindlasti leiab vastusega see, miks sellised asjad on üldse toimunud. Aga eks ma lähen ja tutvun sellega. Aitäh. On kellegil võib-olla põhjust teie peale vimma kanda, et see asi kõik üldse aset leidis? Loomulikult, Sinisalu ja Parmas võiks mõelda, et mida nad tegid, aga eks see olgu nende südametunnistuse küsimus. Nii nagu ma aasta tagasi ütlesin, et ajal, kui tuleb kohtuotsus, neid enam ei ole selles ametis. Aga inimestena nad kindlasti mõistavad ja mõtlevad järgi oma elu üle ja tehtu üle. Enne kui see menetlus avalikuks tuli, oli ju põhimõtteliselt 4 aastat kapoga vaidlust olnud ja niimoodi, et prokuratuur ka kõikidest asjaoludest teadlik oli. Sellepärast oligi väga raske mõista, miks üldse see menetlus alustati. Ja mind on kõik need aastad painanud tegelikult üks ainus küsimusena, et mis on selle asja taga veel sellist, mida ma täna ei tea. Ega ma seda vastust ei ole saanud. Ja kapo konflikti oleks saanud 1000 korda teistmoodi lahendada. No eks ta ikka on kergendus, et kuigi tegemist on siiski esimese vaatusega ja lõplikult saab rõõmustada siis, kui see otsus jõustub. Ehk kui prokuratuur esitab apellatsiooni, siis pärast seda, kui ringkonnakohus ja võib-olla ka Riigikohus on oma otsuse teinud. Kohtu tõlgendusega karistuses pole kindlasti nõus asja juhtinud Riigiprokuratuur. No siin on võib-olla kohe oluline toonitada, et kohus siiski möönis, et antud juhul see käitumine võis olla eetiliselt taunimisväärne. Lihtsalt antud olukorras ta ei leidnud, et see on ka karistusõiguslikult etteheidetav. Kuuldes täna neid nappe kohtu suulisi selgitusi, prokuratuur nendega ei nõustu. Küll aga soovime tutvuda põhjalikult siis kohtu motiveeritud otsusega ja seejärel otsustame siis oma edasised käigud. Selle kohtumenetluse käigus on toodud välja väga palju erinevaid rotatsioone politsei- ja piirivalveameti sees. Paraku kohtusse on jõudnud vaid see, miks. Need asjaolud, mis prokuratuuri ette toodi, olid meie hinnangul piisavad antud süüdistuse esitamiseks. Teiste rotatsioonide puhul ei ole meile toodud analoogseid või suisa identseid asjaolusid, mis oleks meil võimaldanud sarnaselt reageerida. Vähemalt tänase veendumuse kohaselt on Riigiprokuratuur suhteliselt kindel, et otsus vaidlustatakse teises kohtuastmes.